Tere taas vutisõbrad, kätte on jõudnud teisipäev ning nagu ka eelnevates episoodides lahkame koos teiega eilseid ning tänaseid põnevamaid jalgpalliuudiseid. Täna on meil 30. mai ning saatejärguks on meil 13. Vaatame, mida põnevat jalgpallimaailmas toimunud ka on. Tänavu Inglismaa kõrgliigas ebaõnnestunud Chelsea määras uueks peatreeneriks endise Tottenham Hotspuri ja PSG juhendaja Mauricio Pochettino. 51-aastane argentiinlane sõlmis Londoni klubiga 2 aasta pikkuse lepingu koos võimalusega seda veel 1 hooaja võrra pikendada. Kokkulepe hakkab kehtima 1. juulist. Paide linnameeskonna peatreenerina asub tööle endine Tallinna FCI Levadia juhendaja Ivan Stoikovitš. Stoikovitš juhendas möödunud aasta algusest kuni juulikuuni Levadia U21 meeskonda. Seejärel asus ta sama klubi esindusmeeskonna peatreeneriks ning oli ametis septembrini. Sel hooajal Napoli jalgpalliklubi Itaalia jalgpalli kõrgliiga meistritiitlini juhendanud peatreener Luciano Spalletti lahkub hooaja järel klubi juurest ning võtab juhendamisest vaheaasta, et puhata. Pean võtma natuke aega puhkamiseks, sest olen päris väsinud, ütles 64-aastane Spalletti. Ma ei tea, kas seda saab vaheaastaks kutsuda, aga ma tööd kindlasti ei tee. Ma ei juhenda ei Napolit ega ühtegi teist meeskonda. Klubi president Aurelio De Laurentiis kinnitas peatreeneri otsust ja ütles, et ei pane seda Spallettile pahaks. Ta on vaba mees, ta andis meile kingi ja ma tänan teda. On ainult õige, et ta saab teha seda, mida ta ise soovib, sõnas klubi president. Bundesliga lõppenud hooaja parimaks mängijaks valiti Dortmundi Borussia 19-aastane poolkaitsja Jude Bellingham. Bellingham lõi hooaja jooksul 31 liiga mänguga 8 väravat ning ta aitas Dortmundil kuni viimase vooruni tiitli konkurentsis püsida. Viimases voorus jäi noor inglane põlvehäda tõttu platsilt eemale ning Borussia mängis kahjuks ka selles mängus tiitli maha. Bellinghami jaoks jääb lõppenud hooaeg tõenäoliselt Dortmundis viimaseks, kuna teda seostatakse praegu tugevalt üleminekuga Real Madridi. 10 päeva tagasi Tai kõrgliiga klubist Muangdong Unitedist lahkunud Eesti koondise ründaja Henri Anier käis külas TV3 saates Stuudio ning kergitas pisut katet oma tulevikuplaanidelt. Hetkel lihtsalt naudin perega aega Eestis. Nii värske õhk on ja kodumaa rõõmud. Mõnus rahulik, inimesi tundub nii vähe tänaval, lausus 1,5 aastat Tais veetnud Anier. Järgmiseks, ma ei tea, mida elu toob. Leping lõppes, huvi on olnud Aasiast ja ka kodumaalt. Kui miskit huvitavat tuleb, olen nõus vastu võtma, sõnas Anier. PSG ründaja Lionel Messi ületas Cristiano Ronaldo väravate rekordi. 35-aastane Messi on Euroopa 5 tugevamas liigas löönud kokku 496 väravat ehk 1 rohkem kui Ronaldo. Barcelona eest lõi Messi 17 hooajaga 474 liigaväravat. PSG-s on tal 2 hooajaga kirjas 22 väravat. Viimased pool aastat Saudi Araabias mängiv 38-aastane Ronaldo on Euroopa 5 tugevamas liigas suutnud lüüa 495 väravat. Manchester Unitedis lõi ta 103, Madridi Realis 311 ning Juventuses 81 väravat. Everton jagas sotsiaalmeedias kiidusõnu oma kaitsja James Tarkowski suunas pärast seda, kui mehest sai ainuke väljakumängija sel hooajal, kes iga viimase kui minuti on kaasa teinud. Keskkaitsja mängis pühapäeval 1-0 Bournemouthi vastu 90 minutit, et rekord ära kindlustada. Tarkowski oli vaid 1 4 mängijast sel hooajal, kes iga minuti sel hooajal platsil kaasa tegi. Teised 3 mängijat, David De Gea, Aaron Ramsdale ning David Raya, olid kõik aga väravavahid. Jude Bellingham jätab suure tõenäosusega vahele 2024. aasta EM-i valikmängud juunis, sest kardetakse, et ilmselt vajab staarmängija põlveoperatsiooni. 19-aastane noormees nimetati esmaspäeval Bundesliga parimaks mängijaks, kuigi ta oli sunnitud vahele jätma laupäevase kodumängu Mainzi vastu, kus Dortmund loovutas 2-2 viigiga Bundesliga tiitli siiski Bayernile. Inglismaaga jäävad mängijal vahele tõenäoliselt kohtumised Malta ning Põhja-Makedoonia vastu. Erinevate meediaväljaannete kohaselt on Real Madridi ründestaar Karim Benzema saanud Saudi Araabiast hiiglasliku pakkumise, mille raames pakutakse mehele 2 seal mängitud hooaja eest lausa 200 miljonit eurot.
Oktoobris nõustus 35-aastane mees suusõnaliselt pikendama oma lepingult Realiga 2024. aastani, kuid senimaani pole klubi veel sellest ametlikult teada andnud. Kui Benzema peakski Realist suvel lahkuma, siis tõenäoliselt üritatakse teda asendada Harry Kane'iga. Inglane oleks saadaval ilmselt suhteliselt mõistliku hinna eest, sest tema praegune leping Tottenhamiga on 2024. aastal lõppemas. Barcelona on Xaviga pidamas lepingu pikenduse osas edasi jõudnud läbirääkimisi, vahendab meediaväljaanne Sport. Nii Xavi kui klubi hetkene peamine prioriteet on sõlmida võimalikult kiiresti uus leping, et Xavi saaks keskenduda juba tähtsamatele asjadele. Xavi võiduprotsent on Barcelona peatreenerina olles olnud 61,8, olles seni võitnud 89 mängust 55. Ja siinkohal täname teid, et leidsite taas aega meie väikese jalgpallisaate vaatamiseks ning loodame uute põnevate uudistega teie ees olla taas jälle homme. Aitäh ka kõigile, kes on like'inud, share'inud ning kommenteerinud meie videosid. Oleme teile südamest tänulikud, et aitate meil vaikselt kasvada. Ärge unustage ka muidugi meie channelile subscribe panna, et uute põnevate osadega alati kursis olla. Jälle kohtumiseni!